Tere! Mina olen Andres Noormets ja mina olen Lumejäneste autor. Või tegelikult kaasautor. Miks niimoodi? Aga sellepärast, et Lumejänesed mõtles välja minu poeg Hans umbes 20 aastat tagasi. Ta oli siis umbes 4-aastane. Ja need lumejänesed ei elanud üldse kusagil lumemaal, vaid need elasid täiesti reaalselt Hansu kõrval, igal pool ja igal ajal. Kui me mängisime kusagil toas või õues, oli siis lumisem või vähem lumisem või kui tegemist oli mingisuguse vanniskäiguga, kus oli vannivahtu, siis tulid need jänesed peaaegu iga kord välja. Ja neil olid peaaegu iga kord erinevad nimed. Hans ütles nende kohta, et see on jäneseparv. Ja seal siis olid nad kõva jänes ja tavaline jänes ja spordijänes oli. No neid oli ikka palju. Siis mulle tundus, et tegelikult niisuguse 4-5-aastase lapse fantaasiamaailm on väga huvitav. Et selle võiks üles kirjutada. Aga mitte lihtsalt niimoodi, et kirjutan märkmikku ja siis kunagi vaatan ja heldin. Aga niimoodi, et ma ei tea, teised lapsed ka sellest osa saaksid või teised täiskasvanud. Ja siis ma mõtlesingi välja niisuguse lumejäneste maailma, kus nad elavad ja mida nad tasakaalus hoiavad või mille kaudu nad meie maailma tasakaalus hoiavad. Kõik need lumejäneste nimed on Hansu välja mõeldud. Kui ma mõned nädalad tagasi tema käest küsisin, et kas ta veel mäletab oma jäneste parve ja neid nimesid, siis ega tal väga hästi need enam meeles ei olnud. Mis ongi tõestus sellest, et mõnikord tuleb niisugused asjad üles kirjutada, et need meelest ära ei läheks. Ja siis need lumejänesed elasid alguses näitemängu sees, siis Ugala suurel laval, lavastuse sees, millega anti etendusi. Siis nad läksid raadiosse, kuuldemängu sisse ja lõpuks elasid nad telekaekraanil. Ja neid oli 31 osa niisugust laste seriaali pealkirjaga Lumejänesed. Seda kuuldemängu ja seda seriaali saab tegelikult arvuti kaudu vaadata ETV arhiivist või siis kaasaegse nimega ERR-i arhiivist. Aga siis läks umbes 20 aastat mööda ja meie juurde tuli üks uus laps. Sellele lapsele ei olnud mina enam isa, vaid vanaisa. Tema nimi on Viola. Ja siis ma mõtlesin tegelikult, et jah, ta on täpselt samas vanuses kui see poiss, kes need lumejäänesed kunagi välja mõtles. Ja sellele 5-aastasele Violale oleks ka vaja see lugu edasi rääkida. Ja seega mitte ainult temale, vaid ka nendele lastele, kes on temaga umbes ühevanused. Aga muidugi ei peaks see olema täpselt seesama lugu, vaid see võiks olla midagi hoopis teistsugust. Mingisugune lugu, mis tänasel päeval meie ümber kuidagi moodi ennast lahti rullib või toimub. Jänesed on täpselt samad. Kõik see jäneste parv, kõva jänes, jänes tavaline jänes, vedeljänes ja jäneskapp, aga seal ümber on natukene teistsugused tegelased. Ja tõepoolest need jänesed elavad endiselt oma lumemaailmas. Nad ei ole vananenud, sest ega lumejänesed ei vanane, nemad on kogu aeg ühevanused. Aga need asjad, mis nendega juhtuvad või mis nende ümber juhtuvad, on pisut teistsugused. Võib-olla sarnased nendele asjadele, mis tulevad õhtuti Aktuaalse kaameraga teie vanemate silme ette ja nende teadvusesse, aga ikkagi need toimuvad lastega ka mingil kombel. Ja nende lumejäneste maailma kaudu nad saamegi ka niisuguste olukordadega tuttavaks.
kuigi seal sees ei ole ei hirmu, ei muret, ei pahandust, vaid seal sees on elu ja olukordade rõõmus läbimängimine. Nii et tulge teatrisse!